Tegemist on haridusteenuste haldamissüsteemiga. Selles videos käsitleme huvikooli esindaja õigustes tunnitulemeid, sissekannet. Tunnitulemi, sissekande tegemise õigus on huvikooli esindajal, päeviku omanikul ja muutmisõigustes õpetajatel. Ametnikud ja vaatamisõigustes õpetajad saavad tunni sissekandeid ainult vaadata. Siin näites oleme sisse loginud huvikooli esindajana Ellena. Tunni sissekande tegemine toimub päeviku ajakava tabelist. Sinna jõudmiseks vajutame avalehel küljemenüüs nupule Päevikud. Valime tabelis päeviku, millesse soovime sissekande teha ja vajutame selle päeviku rea lõpus olevale silmaikoonile. Avanevas vaates, veidi alla kerides, jõuamegi ajakava tabelini. Kui tund on möödunud ja tunnil puudub kirjeldus, kuvatakse seda tabelis punasena. Tunni sissekande tegemine käib nupuga tunnitulemid, sissekanne. Avaneb konkreetse tunni sissekande vaade, kus päises on kirjas päeviku nimi, kuupäev, kellaaeg ja ka ruuminumber, kus tund toimub. Selles vaates salvestuvad kõik toimingud automaatselt, aga selleks tuleb klõpsata muutmisväljast mujale. Ükski väli ei ole tunni sissekandes kohustuslik. Siin vaates on võimalik lisada tunni kirjeldus. See on vaba teksti lahter, kus õpetaja saab soovi korral kirja panna, mida tunnis tehti ja nii edasi. Kui kirjeldus on lisatud ja minna tagasi päeviku vaatesse, siis tunni värv on muutunud punasest halliks. Ja seda juhul, kui tund on juba möödunud. Järgmisena on ripploendist võimalik valida õpetaja, kes antud tunni läbi viis. Õpetajate ripploendis kuvatakse kõiki konkreetse päeviku õigustes olevaid õpetajaid. Automaatselt kuvatakse õpetajaks päeviku omanikku. Peale kirjelduse ja õpetaja lisamist saab õppureid määrata puudujaks või hilinejaks ning olenevalt päeviku hindamisvalikutest saab siin õppuritele anda ka hindeid ja või hinnanguid. Tunni hinne lahtrisse saab märkida ainult numbrilisi väärtusi. Tunni hinnang lahter on aga vaba teksti lahter, kuhu saab lisada näiteks õppuri kohta märkusi. Ja veel on võimalik lisada tunni kohta ka materjal. Mainin, et materjalide lisamisel ei ole piiranguid, ehk materjale saab lisada mitmeid. Materjali lisamiseks vajutame nupule Lisamaterjal. Avaneb pop-up aken, kus esimese valiku saab teha ripploendist materjali liigi osas. Valikuteks on fail. Korraga saab lisada ainult ühe faili. Juhul kui on soov veel faile lisada, siis tuleb avada uus materjali lisamise vaade. Lisaks tuleb ka teha valik, kas materjal on nähtav ainult päevikuga seotud isikutele ehk piiratud või kogu huvikoolile ehk kõigile. Järgmisena saab kirjutada faili nime ning viimasena tuleb valida fail oma arvutist. Salvestamiseks tuleb vajutada nupule Lisa. Materjalide lisamisel saab liigiks valida ka link. Link vabateksti lahtrisse saab sisestada ühe veebiaadressi ning määrata tuleb ka materjali nähtavus. Kui materjali lisamisel valida liigiks tekst, siis saab lisada materjali tekstina ning samuti tuleb määrata materjali nähtavus. Kui materjal on lisatud, siis on tabelis näha liik, nähtavus ja nimi. Materjali on tabelis võimalik muuta, vajutades konkreetse materjali rea lõpus olevale pliiatsi ikoonile ja ka kustutada, vajutades prügikasti ikoonile. Siit vaates saame lisada ka kodutöid, mida käsitleme videos kodutööde lisamine päevikusse. Lisaks päeviku kaudu on ka ajakava kaudu võimalik tunni sissekande vaadet avada. Selleks vajutame küljemenüüs Päevikud nupule. Valime ripploendist ajakava ning konkreetse tunni rea lõpus olevale 3 punkti ikoonile vajutades on ka võimalik vajutada nupule tunnitulemid sissekanne. Avaneb samasugune vaade, mis päeviku kaudu avades ning siin vaates toimivad kõik funktsioonid ka samamoodi.